lähed tööle kuhugi, lähed spetsialisti, kas siis müügi peale või kuhugi sinna on ju, sa teed jube head tööd. Et sa saad ka mingi koolitusi, aga siis tehakse nagu sellest müügiinimesest müügijuht. Ja siis on see, et õpi või saa ise hakkama. Et kas sama nagu spetsialistid ja nendega on suht sama probleeme? Väga paljud juhid, kes on nagu just esmatasandi juhid ütlevad, aga ma ei tahtnud juhiks saada. Ma ei arva, et mul erilisi juhi võimeid on, aga kuna ei olnud kedagi muud panna, et siis nagu anti just kui valida, aga tegelikult väga valikut ei olnud nagu, et ma pidin nagu juhiks hakkama, ma juhin neid inimesi, kellega mina varem olin siis nagu kolleeg. Ja tõesti, ega mulle ei meeldi see. Aga mis sellises olukorras nagu inimene tegema peaks või kuidas ta nagu ette mõistuks? Mina isiklikult arvan, et kui sa selle vastu võtad, siis et öeldakse, mõned on sündinud juhid, mina sellest väga ei usu, sest et minu arust liidriks olemine baseerub väga konkreetsetel tegevustel ja tegevusi on võimalik enda juures nagu arendada. Ja isegi kui su isiksus on selline, mis algul tundub, et sa ei ole sobilik juhiks, siis ma arvan, et iga inimene juhiks sobilik, sa pead nagu ise kontaktis olema lihtsalt ja inimesi juhtida on võimalik väga erinevalt, et mõni on väga selline ekstravertne, ülevoolav, aga ehe. Sa võid olla ka väga introvertne ja kinnine, aga ehe. Ja mõlemal juhul sa tegelikult jõuad inimesteni. Kõige hullem on see, kui sa oled ükskõik ekstravert või introvert, aga sa tegelikult ei ole ehe, sul on mingisugune fassaad ees ja sa mängid mängu ja kõik näevad ammu läbi, et sa mängid mängu ja siis sa ei saa inimesi juhtida, sest inimesed, see suhe areneb ainult kahe inimese vahel, mitte selle kahe nagu maski vahel. Ja ma arvan, et kui sa võtad selle koha juba vastu, siis lihtsalt püüa leida neid kohti, et nagu teadvustada endale, et mida siis juhtimine tähendab. Läbi kas siis raamatute, koolituste, kas või mu enda motivaatori blogi, et seal on nagu tunde on tegelikult materjali juba ja ma praegu olen ka koostamas ühte sellist tasuta lühikursust just juhtidele, kes mingil põhjusel ei viitsi tulla, ei taha tulla või neil ei võimaldata tulla. Aga kui sul on huvi, siis sa tegelikult selle blogi baasil saad ennast väga-väga palju arendada ja ma olen ka paljud juhtidelt kuulnud, et nad ongi tegelikult sealt õppinud, nii et tahe peab olema nagu, kui sa võtad midagi vastu, siis tahe peaks olema ennast seal ikkagi siis nagu arendada ja millestki paremaks saada.